tere! Täna on mul külas Merli Komissar ning tema on minu õde. Teen talle täna täisjumestuse, aga samal ajal küsin huvitavaid küsimusi. Ma valmistasin just küsimused ette, nii et alustame. Alustame aluskreemist, nagu ikka. Oih, see läks kõik seal teisi peale. Upsi. Okei. Nii, ja mina kasutan siis Barry M'i aluskreemi ja see on siis selline hästi mõnus matista, kuid samas niisutab ja vähendab ta siis pooride nähtavust ja peale kannan ma tavaliselt seda näppudega. Aluskreem pandud, siis lähme jumestuskreemi juurde ja kasutame siis Huda Beauty jumestuskreemi toonis Latte. Ja sellel hetkel, kui ma jumestuskreemi hakkan Merlile peale kandma, esitaksin ma talle esimese küsimuse ka. Ja esimeseks küsimuseks on see, et kuidas sul üldse oli julgus sellest avalikult rääkida, sellest lähisuhte vägivallast? Selle suhte aeg ma hakkasin tegelikult vaikselt iseenda jaoks blogi pidama. Et kuna ma olen siuke mitte rääkija tüüp tegelikult, et ma ei kurda väga millegi üle. Et lihtsalt mul oli vaja ennast nagu välja elada. Ja kuna mul tegelikult selle 9 kuu jooksul siis põhimõtteliselt mul sissekandeid tuli kokku 50 või 50 lehte õigemini. Wow, nii palju. Jah. Ja mingi hetk ma mõtlesin, et kui ma kunagi suudan sellest välja tulla, et see materjal siis tegelikult, mis ma olin ju kokku kirjutanud, et kui oleks sellest kas või ühele naisele abi, siis minu kannatused on kõike seda väärt olnud. Enne muidugi selles mõttes, et ma hakkasin oma blogi tagantjärgi avaldama, et ma tundsin, et ma pean ise piisavalt terve olema. Ja ka selles mõttes terve, et inimeste arvamusi on igasuguseid ja on ju ka neid, kes mõistavad hukka ja ise olid süüdi ja miks sa varem ära ei tulnud ja nii edasi. Ma tegelesin kõigepealt oma vaimse tervisega, tegin oma Facebooki lehe mingi hetk, et mõtlesin, et ma tuttavate seas plaan jagada. Aga see kõik kuidagi läks nii kiiresti liikvele. Palju tuli nagu igasuguseid nii palju positiivset tagasisidet, nii palju nagu tänati, et ma sellest teemast räägin riiklikul tasandil ja paljud jagasid oma lugu ja siis see kõik nagu andis nagu sellel teemal aina rohkem julgust juurde, et ma julgen aina rohkem rääkida sellest. See nagu läks ja ma ise mõtlesin ka, et tegelikult avalikustamisega ma võtsin ka selle viimase hirmu tema suhtes või nagu enda suhtes siis, mida ma tema suhtes tundsin ära. Võib-olla sa üritad siukseid asju varjata või et ei ole nagu olnud või sa ei taha rääkida, aga see hirm nagu tegelikult, et kui sa hakkad rääkima ja kui palju inimesi sind mõistavad ja kuulavad ja tänavad ja saavad aru, siis see ka võib-olla oli üks põhjuseks, miks see kõik nii avalikult üles läks. Muidugi oli mul ka see, et ma väga lootsin, et kuna ma tean, et sellised vägivaldsed mehed ei muutu, et äkki see suudab hoida ära ka järgmised ohvrid. Ütlen ausalt, et kui mina esimest korda lugesin, siis oli väga, väga raske seda lugeda. Tubli, et sa julgesid sellest üldse avalikult rääkida. Aitäh! Nii, järgmine samm on see, et me paneme peitekreemi ja peitekreemiks ma kasutan uut Body Shopi sellist peitekreemi ja seda ma panen siis talle silmade alla. Järgmine küsimus oleks see, et kuidas üldse aru saada, et mees või ka tegelikult naine tuleb nüüd välja, kui me oleme seda Facebooki lehte jälginud, et võib olla vägivaldne. Mis need ohumärgid on? Jah, need ohumärgid on täiesti olemas, et ka mina tagantjärgi analüüsides ja ka väga, ma arvan, et ma tänaseks päevaks olen kindlasti mingi 200 naisega suhelnud äkki. Wow. Ja sealhulga või nagu selles mõttes ka meestega. Ohumärgid siis, kõigepealt tegelikult ütleme, Eesti mees ei ole siuke üleliia romantiline. Et kui ikka sulle mees nagu väga kiirelt on sinusse nii kiindunud, ta sulle kogu aeg pidevalt helistab, tahab teada, mis sa teed, kus sa oled, tahab end sinuga olla. Muidugi armununa see on ju alguses nagu väga tore. Üsna pea ta juba ütleb, et ta armastab sind. Ja kui liiga ruttu ütleb, et armastab. Ja muidugi see nüüd võib-olla ei lähe kokku mingi teismeea suhetega.
aga ja siis mingi hetk ongi, noh, sa hakkad aru saama, et ta tegelikult muutub nagu kontrollivaks ja ta nagu tahab sind kogu aeg nagu endale hoida, et sa hakkad oma sõpradest eemalduma. Ta pigem hakkab võib-olla sinu sõprade või lähedaste osas mingisuguseid negatiivseid jooni välja tooma. Ja eriti kui sul on mingisugused, ma ei tea, eelnevad traumad elus, mida sa ikka nagu jagad ju inimesega, et mingi hetk sa nagu tunned, et ta kohati nagu kasutab neid sinu vastu. Et toob neid esile ja siis on tema justkui see päästja ja arusaaja. Ja loomulikult ka selline haiglane armukadedus, et natukene on nagu okei. Aga kui sulle juba öeldakse, mida sa kanda tohid, mida ei tohi või su kleit on liiga lühike või ma ei tea, küüs ei tohi punaseks värvida või uuli on ju. Et ma usun, et see kindlasti ei ole normaalne. Yeah. Kas sa muidu võiksid ühe näite tuua, kuidas sinu selle suhtega oli, et mis tema ütles, mida sa teha ei tohi? Või neid asju oli palju, aga noh, oligi tema arvates ma kandsin liiga lühiksi kleite. Punast mantlit ma kindlasti ei tohtinud kanda. See oli, siiamaani mul on see mantel alles, kui ma seda kannan, siis ma alati mõtlen, et see oli nagu mingisugune punane rätik härjale, et alles alati sellest nii käima. Maniküüris käisin, pidin umbes luba küsima, mis värvi ma küünad värvin, kindlasti mitte punaseks. Punast huulepulka ei tohtinud kanda, sest et muidu kõik mehed nagu vaatavad ja tahavad mind, on ju. Ja isegi, ma ei tea, mis teema selle punasega täpselt oli, aga tal oli mingisugune reegel, et 2 punast asja nagu korraga küljes olla ei tohi näiteks. Okei. Huvitav, mis selle punasega oli? ja, no et see tõmbab tähelepanu. Okay. Ka teie juurde tulin tegelikult Rakveresse, siis ma pidin kindlasti ööseks tagasi tulema. Ja. Kindlasti, kui mul õnnestuski saada, võisingi minna kuskile, ma ei tea, kursa juurde, siis ma pidin kindlasti taksoga minema koju ja talle esitama selle väljavõtte, et ma olen taksoga sõitnud ja mis kell ja kus. Siis ta hakkas mingi paika panema, et ma peangi õhtu kell 9 kodus olema, et kuna ma käin jooksmas talvisel perioodil ka õhtuti. Et siis, kui oli juba 1 minut üle 9, siis oli juba jama majas. Ja sa tulid oma looga ju avalikuks, oligi selle blogi näol. Ja kes siis on jälginud, teavad seda, et tegelikult praeguses hetkes on ka jagatud teiste lugusid. Et kui nüüd näiteks keegi vaatajatest soovib ka oma lugu jagada, et kas ta seda teha saab? Ja ikka, mul on oma Facebooki leht Merli Kaunissaar Lifestyle. Et jah, minu lugu on selles mõttes ju ära räägitud, et mul sinna midagi lisada ei ole. Ma olen aru saanud, et see mõjub ka paljudele inimestele väga teraapiliselt, kui nad on oma lood tegelikult kirja pannud. Ja mõni on tahtnud ka samamoodi, et äkki nende loost saab midagi õppida. Ja siis on minu kaudu anonüümselt oma loo avaldanud. Et võib mulle alati kirjutada, tagan nagu igati nagu anonüümsuse ja vajadusel saab mingisuguseid fakte muuta ja panen nagu teise nime, et kindlasti ma ei reeda nagu kedagi, kellega nagu tegu on. Kulmudeks siis teen talle Anastasia Beverly Hillsiga ja see on toon medium brown. Küsimus sulle, et kus siis veel abi saada? Muidugi võib alati mulle kirjutada, et selles mõttes, et ma küll ei ole nüüd psühholoog või spetsialist, aga ma ehk oskan suunata, kust saada abi. Pluss mul on oma selline salajane Facebooki grupp, kuhu saab nagu väga kindlate reeglite alusel sisse, kus meil ongi siis koos naised, kes on lähisuhtevägivalda kogenud või kogemas. Ja seda selles mõttes, et mul ei olnud ju lapsi. Et kui on nagu lastega ka tegemist, siis see asi on nagu veel mitu korda keerulisem ja kindlasti on nagu hea jagada oma kogemusi teiste naistega, kes on olnud samas olukorras või on. Aga muidugi esimene asi, ma soovitaksin pöörduda ohvriabisse, et www.ohvriabi.ee lehelt saab infot. Igas maakonnas on kindlasti ohvriabikeskus olemas. Tegelikult igal juhul alati soovitaks politsei poole pöörduda tehaseavaldus, aga kui selleks piisavalt julgust ei ole, siis ohvriabisse saab pöörduda täiesti anonüümselt. Saab minna koha peale, saab helistada, saab kirjutada ja keegi teid kuskile selles mõttes teie nimega kirja ei pane, teie juhtum küll pannakse,
aga noh, et on tagatud see ka esialgu anonüümsus. meil olemas ju naiste tugikeskus, lasteliin, kus saab lasteteemalisi küsimusi küsida. Tasuks tegelikult, kui on ka reaalne oht elule, tervisele, füüsilise vägivalla näol kutsuda politsei. Et praegusel ajal nad tõesti reageerivad väga kiiresti. Juhtumid registreeritakse. Kindlasti soovitan ka igasuguste sinikate, kriimude, ma ei tea, luumurrud, haavad, kõik nende puhul pöörduda kas traumapunkti või perearstile, kus siis vigastused fikseerida. Ja seda kas või sellepärast, et isegi kui te praegu ei ole valmis lahkuma, siis kunagi võib teil sellest väga palju kasu olla. Hästi tasuks tegelikult rääkida ka oma lähedastele, tuttavatele, sõpradele, töökaaslastele. Et ma tean, et paljud ei julge, aga sealhulgas ka mina olin selline. Aga tegelikult, kui hakkad rääkima, siis tuleb välja, et paljud inimesed kas näevad midagi kõrvalt, nad saavad aidata, nad saavad toeks olla, sest tõesti üksi nagu selle koormaga toime tulla on nagu väga keeruline ja üksi sealt välja rabeleda on veel keerulisem. Räägi meile, millega sa siis veel tegeled või millega sa üldse tegeled praegu? Ja no muidu ma käin igapäevaselt tööl, et kogu see lähisuhtevägivalla teema on nagu selline vabatahtlik kõrvaltegevus. Ja aasta tagasi, ma nagu oma looga avalikuks tulin natuke rohkem kui aasta tagasi, aga siis umbes aasta tagasi samal ajal see kõik sai nii suurt kajastust ja ma sain julge kodaniku aumärgi omale Justiitsministeeriumi poolt, kus ka Signe ja mu ema käisid kohal. Et sinna sai 2 külalist kaasa võtta ja loomulikult ma võtsin oma kõige lähedasemad. Sellega seoses siis sai presidendi vastuvõtul käidud, TV3 duublisaates olen intervjuud andnud, ajalehtedele, podcastides. Ma tegelen selle teemaga edasi, et ma jagangi oma lehel igasuguseid artikleid lähisuhtevägivalla teemadel. Seal on ka mul artikleid, kus saada abi, millised on ohumärgid. Et mul on seal siuke oma jälgijaskond tekkinud selles mõttes. Ja eks ma natukene üritan ka kajastada seda sellist positiivset ellusuhtumist või kuidas ka oma vaimse tervise eest hoolitseda. Mõnikord mõnda võib-olla isiklikumat teemat, et kõik oleme inimesed ja kõik saame vahel haiget ja tegelikult on väga okei vahepeal nõrk olla ja tundagi ennast nõrgana ja last lubadagi endal nõrk olla. Oli see, et mind kutsuti see aasta ka Justiitsministeeriumis, töötatakse välja siis uut lähisuhtevägivalla ennetuse arengukava ja siis mind kui suunamudijat kutsuti ka osalema seal töögrupis. Ja lisaks sellele ma siis olen ka siuke harrastussportlane, jooksja. Sellest mul tulekski kohe küsimus. Mitu poolmaratoni sa teinud oled? 4 aastat tagasi ma jooksin oma esimese poolmaratoni. Tegelikult sellega on ka hästi tore lugu. Kui ma käisin 2013 USA-s raamatuid müümas. Nagu naine ikka on ja stress võtab kaalus juurde. Ja mul põlved olid nagu täitsa läbi. Ja arstid ütlesid mulle, et ma ei saa enam kunagi praktiliselt joosta. Ja ma käisin taastusravides, massaasides, ma ei tea, mingid infrapuna asjad, magnetravid, rohud, süstid. Massöör ütles, et tüdruk, hakka vitamiine sööma. Tegelikult ma pidingi minema põlveopile, aga siis kuidagi magneesium ja D-vitamiin. Et mul tuli vist välja, et mul oleks vitamiinide puudus, muidugi kaalust hakkasin ka väikselt alla võtma. Ja õppisin nii-öelda siis 500 meetri kaupa uuesti jooksma. Ja 2016 ma siis, ütleme siis 3 aastat hiljem, mu unistus täitus. Ja kus see täitus? Tallinnas SEB sügisjooksul. 7 poolmaratoni ära jooksnud siis. Meigi lõpetuseks ka lüülelola meigisprei. Siis sirukini. Sellega ka, teemisega. Nii ja jumestus ongi tehtud. Aitäh. Nüüd võib peale minna. Mis oleks selline lõpusõnum, mida sa tahaksid öelda? Teil on ainult see, et
kindla saab olla iseenda peale, tegelege endaga, hoolitsege enda eest. et ükskõik, mis elus juhtub, ma usun, et kellegi teise peale ei saa olla kindel peale iseenda. selleks tuleb oma vaimse tervise eest tõesti väga palju alati hoolt kanda, et suudaksite kõik raskused ületada. aitäh, Aitäh sulle. suur aitäh, et sa siia tulid ja Aitäh. ma loodan, et sa oled kõigiga rahul. olen väga rahul. okei. Tšau.